episoodist tulekul. Nimeta 3 eluohtlikku asja. Oi, tuli, vesi, naised. Tere kõikidele. Minu nimi on Andri Auväärt ja see on Kallavere Keskkool podcast. Tegu on uue podcasti seeriaga, kus vestleme koolitöötajatega, õpetajate, õpilaste ja kõikidega, kes on seotud Kallavere Keskkooliga. Ja meie esimeseks külaliseks on ei keegi muu kui meie Kallavere Keskkooli direktor ise. Tere tulemast, Margus! Tere! Kuidas on läinud suvi? Suvi on läinud põnevalt. Tundub küll, et on niisugune vaikne puhkamise aeg, aga samal ajal taustal käivad pidevalt ehitustööd ja läbirääkimised selles valdkonnas. Nii et huvitavalt läks. Tegelikult me lootsime, et me saame suvel koolile lisaruume selle näol, et rendime lisamoodulit klasside jaoks. Aga see hange kukkus läbi ja siis oli vaja leida mingid muud lahendused. Okei. Et nagu ma saan aru, siis on see, mis on toimunud koolis, et ehitustööd ja seoses nendega läbirääkimised. Ja ilmselt märkasid, et siin akna taga on ehitust tehtud. See toimus suvel, kui parandati drenaaži ja drenaaž ühendati linna äravooluvõrguga. Nii et loodetavasti meie soklikorrus läheb oluliselt kuivemaks ja juba sellel aastal alustame ka töid, et teha seal 2-3 klassi juurde. Ja just, et nagu ma saan aru, siis plaanite restaureerida ruume siis allkorrusel praegu. Jah, teha neid kasutuskõlblikumaks küll. Ja. Kas neid on ka tulevikus plaanis kasutada siis, kui tulevad ruume juurde? Ja üks nendest ruumidest on tõenäoliselt meediaruum, nende samade ürituste ja tegevuste läbiviimiseks, mis siin praegu toimub. Aga seal tuleb ruume veel ka muude õppetegevuseks oluliste asjade läbiviimiseks. Okei. Nüüd kui rääkida siis suvest ja õppeaasta eelnevast ajast, kuidas teie koos õpetajate ja juhtkonnaga valmistute õppeaastaks ette? Õpetajate tasandil õpetajad vaatavad õppekava, mõtlevad läbi, kuidas nad saavutada õpitulemused ja koostavad tunnikavad ja nende alusel viivad läbi õppetegevustundides. Juhtkonna peamised mured on seotud sellega, et kõik õpetajad olemas oleksid. Paljud lahkuvad, paljud tulevad juurde ja igasugused muud arendustegevused vajavad tähelepanu, et kooliaasta saaks alata. Ja just. Ja nüüd kui rääkida kooliajast, siis see on juba käes. Aga nüüd, milline näeb välja siis õppeaasta 2021 ja 2022 siin Kallavere Keskkoolis? Mõtlen kõigepealt sellele, et mis on need erinevused eelmiste õppeaastatega. Kõige suurem muutus kahtlemata on see, et me alustasime keelekümbluse projektiga ja mitte ka seda väga igavalt, sest kui enam levinud on keelekümbluse meetodi kasutamine selleks, et mitte eesti keelt kõnelevad inimesed õpiksid kiiresti eesti keelt kõnelema, siis me oleme juhindunud sellest arusaamast, et kui on tegemist kasuliku meetodiga, siis võiks seda kõikide laste huvides kasutada. Nii et me võtsime tõesti korraga väga palju ette ja üritame toetada laste õppimist ja laste keeleõpet 3 keelde. Miks just esimene klass, siin on väga lihtne psühholoogia valdkonna teadmine, et keele õppimiseks on olemas sensitiivne periood, see on väga võimalikult sünnile lähedal ehk keelt tuleks õppida nii varakult kui võimalik. Teoreetiliselt kõige õigem aeg keelt õppida on tegelikult lasteaias,
aga ütleme nii, et parem hilja kui mitte kunagi, et ma ei ole kunagi aru saanud nendest koolidest ja õppekavadest, kus alustatakse võõrkeele õppimist kusagil hiljem kui esimeses klassis. Et jah, kahtlemata mingid täiendavate võõrkeelte õppimine võib ju ka hiljem mõeldav olla, aga need põhioskused, mida õpilane vajab, nendega tuleks alustada võimalikult varakult. Sellepärast meil on ka nii, et eesti, vene, inglise keele oskus võiks olla võimalikult varakult hästi toetatud. Muudatustest veel me tõenäoliselt toome kooli programmeerimise. Esimene kursus on jaanuaris ja teeme selle gümnaasiumile. Ja kui õnnestub, siis toome ka väiksematesse klassidesse. Aga see on üks suund, kuhu tahame järk-järgud liikuda, et seda rohkem sisse tuua ja kõikidesse vanustesse. Mm-hmm. Just, te rääkisite keelekümblusest, siis mäletan teie 1. septembri kõnest, te rääkisite, et tavaliselt võtab keelekümbluse saavutamiseks aega paar aastat, kuid meie kool suutis seda 1 aastaga. Nüüd, kuidas te suutsite seda saavutada, et siis 1 aastaga selleni jõuda? Inimesed, kes tegutsevad entusiasmist, on kõigeks võimelised. Et jah, selline aeglane rahulik planeerimine, läbimõtlemine on suurepärane voorus, aga kahjuks ei ole see alati võimalik. Meie jaoks oli kõige suurem mure see, et paljud õpilased siiamaani ei oska piisavalt hästi eesti keelt. Järelikult senine viis või senine õppekorraldus ei ole hästi töötanud. Järelikult tuleb ruttu midagi ette võtta. Et me alustasime ruttu selle keelekümblusega, aga tegelikult ka see meetod, mis on siis osa lakkõppe meetodist, peab jõudma järk-järgult kõikide vanuseastmeteni. Mm-hmm. Nüüd, kui minna tagasi sellele teemale, et mis meid ootab nüüd sellel õppeaastal, siis kindlasti on suureks teemaks see, et mitte minna üle uuesti distantsõppele, kuna ma mäletan, te kirjutasite ka eraldi meie kooli stuudiumisse kirja, kus te ütlesite, et nii füüsiliselt, kuidas see oligi? See mõjus nii terviliselt kui ka hinnetele või midagi sellist vist oli. Et ütleme, kui juhtuks selline stsenaarium, et lähme tagasi distantsõppele, siis kas oleks mingeid muudatusi seoses võrreldes eelmiste aastatega, milline see välja näeks? Ei, meil ei ole eraldi täiendavaid meetmed distantsõppe läbiviimiseks, eks see toimuks samal viisil, nagu see toimus eelmisel aastal. Ma arvan, et me oleme teinud suure arenguhüppe sellega, et me suutsime eelmisel õppeaastal võtta kasutusele Office'i keskkonna Teamsi programmi õppetegevuseks, mis ühtlustab tegelikult õppijate ja õpetajate jaoks seda õppimist ja vähendab erinevate keskkondade kasutamist. Kõik vähegi eesrindlikud koolid on selle ära teinud, et nad on valinud endale kas Google'i keskkonna või Microsofti keskkonna ja siis järjepidevalt seda arendavad ja selles õppetegevust läbi viivad. Et ma arvan, et see üks kõige olulisemaid muudatusi on tehtud. Samuti ma arvan, et meil oli üsna hea tugi õpilastele ka eelmisel õppeaastal. Vähemasti minuni laekus küll lastevanematelt kiidusõnu, et me pakkusime piisavalt konsultatsioone ja sellist psühholoogilist toetust. Meil on olemas ju tugispetsialistid, kes õpilasi ka distantsilt toetasid. Ja ka klassiõpetajad olid väga abivalmid ja olid
valmis tegema rohkem konsultatsioone neile õpilastele, kellel oli tarvis selle jaoks abi. Nii et kindlasti annab midagi veel paremini teha, aga siin on see koht, kus õpilased võiksid ka ise ettepanekuid teha, et kuidas neid rohkem toetada saaks. Ja just, et tulles selle juurde tagasi, mida te just rääkisite, et õpetajad siis pakkusid distantsõppel rohkem konsultatsioone ja ma mäletan, et meie klassijuhataja, minu klassijuhataja siis tõepoolest kogu aeg küsis, kuidas meil läheb ja andis lisakonsultatsioone, et küsis alati, et kas on vaja anda lisatunde, et tõepoolest võin öelda ise ka, et see on väga hea. Ütle selle hea klassiõpetaja nimi ka siia. Klassijuhataja on Kerli Palman. Et tõepoolest hea õpetaja. Ja ma mäletan, et kõik õpetajad rääkisid väga palju motivatsiooni puudusest. Eriti kui olime siis distantsõppel, siis see tuli väga suureks teemaks, sest õpilased kodus olles siis ei õpi nii palju, kui nad oleksid koolis. Et mida teie arvate või ütleksite, kuidas saavad õpilased endas arendada motivatsiooni, eriti kui läheksime tagasi distantsõppele? Endas õpimotivatsiooni arendamine tugineb eelkõige enesekontrollile. Eks seal mõned meetodid on, kas need ei ole võlumeetodid, aga siiski võib-olla hea teada on, et eelkõige on tähtis enda jaoks panna paika need eesmärgid, et mida ma tahan, mis ma peaksin ära tegema. Ja kui need tunduvad rasked, siis tuleb need eesmärgid omakorda teha väiksemateks juppideks, võimalikult väikesteks, et need oleks lihtne ületada, lihtne teha ja võiks endale mõnikord mõelda ka väikese tasu välja selle eest, et olen midagi ära teinud. Näiteks kui peaks kirjutama esseed, mis tundub selline mahukas ja raske ja tõsiselt väljakutsuv ülesanne, siis selle saab ka teha juppideks, et mõtlen kõigepealt pealkirja välja, siis tegelen sissejuhatuse märksõnade väljamõtlemisega, siis hakkan seda kirjutama, teen mingi esimese drafti, siis teen teise drafti, et ei paneks endale ületamatut eesmärki kohe see valmis teha. Aga mingisugune plaan enda jaoks tuleks küll teha ja öelda, kui palju ma täna ära teen näiteks. Et see on näiteks selline viis. Aga enesekontrolli tuleks hakata harjutama tegelikult juba lasteaias. Ja tõepoolest, et teha ise endale plaani, nagu te ütlesite, et ma mäletan, kui ma ise ka olin distantsõppel, siis alguses tundus kõik rahulik, et nüüd olen kodus, nüüd saan vabamalt võtta. Aga siis sain aru, et mul on vaja ikkagi panna graafikusse asjad, et siis täpsemalt asjadega siis korra peale saada. Mulle meediks tegelikult, kui õpilased, kes sihukestele lahendustele mõtlevad, neil võiks tekkida ettepanekuid, mida teha ka õpetajale. Et öelda, et võib-olla me teeme sellel nädalal seda ja ütleme, mingi programmi järgne asi, mis võib-olla see nädal ei sobi, võiks olla mingi teisel ajal. Aga et tekitada endale valikuid, teha õpetajale ettepanekuid, kui õpetaja keeldumine tundub vähe argumenteeritud, siis saab alati pöörduda ka õppejuhi ja direktori poole ja arutada uuesti neid asju. Aga et võtta endale seda kontrolli ja vastutust õppimise üle, sest ega õpilane ei õpi õpetaja jaoks, ta õpib enda jaoks. Aga vahel jääb selline tunne küll, et koolis käiakse sellepärast, et õpetaja tahab. Et see õpimotivatsioon enda jaoks tekibki siis, kui endale ära mõtestada, miks ma seda teen ja siis sealt edasi tuleb juba see, et kuidas ma tahaksin seda teha, et mis on minu arvates mõistlik.
kahtlemata seal on keerulisi dilemmasid, sest mõnikord mõned asjad on sellised, mille puhul ka õpetaja ei saa väga arutleda, sest need on õppekavas kirjas ja tuleb kuidagi ära teha, aga alati saab arutada seda, et kuidas neid teha. Ja kas on juhtunud, et õpilane on pakkunud mingi idee ja siis on tõepoolest siis täide viidud? Ma usun, et on, aga minuni ei ole see näide praegu mulle endale ei tule küll midagi sellist meelde, vähemasti ei ole mulle seda edasi räägitud, aga oleks raske uskuda, et selliseid asju ei ole olnud. Ja, et on juhtunud, et tõepoolest lapsed on väga nutikad. Ja absoluutselt, jah. Eriti, ma mäletan, meil oli vist uue logo tegemine minu arust, või oli mingi kooli aastapäeva puhul oli vist vaja mingi logo teha, siis tuli väga palju ideesid, et juba see tõendab iseenesest. Et nad ikkagi tahaksid kaasa rääkida, kaasa mõelda, et see on arusaadav. Nüüd, kui rääkida sellest ehitusest uuesti ja nüüd tulevikust, üks teema siin tulevastest ehitusplaanidest oli see, et meil on nüüd 3 korrust, et siis kui lisada veel üks juurde, siis see annaks klassiruume juurde, et kas see on ikka veel mõttes? Jah, see on ikka üks nendest lahendustest, millesse me ise usume ja mida me kavatseme koolipidajaga läbi arutada. Meie nüüd sellel õppeaastal on juurde tulnud väga palju uusi õpetajaid. Vist oli, et 10 uut töötajat tuli juurde. Ma ei ole isegi kokku lugenud. Ma siiski arvan, et neeb alla 10, aga okei. Peaaegu võib olla küll nii. Ma isiklikult ei mäleta nii suurt hulka, isegi visuaalselt vaadates ja kuuldes, et nii paljud õpetajad, kuidas ütlemegi, vahetuksid ja tuleksid juurde. Et miks on see selline põhjus? No üks põhjus on õpetajate lahkumine, neid on toimunud väga erineval põhjusel. Aga mis salata, et koolid on samuti turutingimustes ja konkurentsitingimustes võistlevad teiste koolidega, kus võib-olla makstakse paremat palka või on mingid muud paremad tingimused. Ja mõnikord inimene tahabki liikuda ka lihtsalt teise kohta ja saada keskkonnavahetust, nii et siin on põhjusi palju ja meie kool ei ole muidugi erand selles mõttes, et seda õpetajate otsimist on pea küll kõikides koolides. Et need on vähemaks jäänud. See on ju teada, et ka statistiliselt õpetajate keskmine vanus on väga kõrge. Igal aastal läheb väga palju pensionile ja õpetajate arv koolide jaoks jääb järjest väiksemaks. Kooli korralduses toimuvad muudatused ei suuda järgi tulla sellele, et õpetajate ressurssi ökonoomselt kasutatakse. Okay. Kas te näete Kallavere keskkooli kui, kuidas ütlemegi siis, konkurentsivõimelist kooli? Jah, ja tema konkurentsivõime kindlasti kasvab. Kooli konkurentsivõimet määravad õpilaste arv ja koolipidaja toetus. Et sellel aastal on Kallavere keskkooli õpilaste arv kasvanud 20 õpilase võrra ja järgmisel aastal kasvab, ma arvan, et vähemalt 40 õpilase võrra. Nii et see konkurentsivõime kasvab silmaga nähtavalt. Kas sa arvate, et nüüd kui tulevad järgmine õppeaasta veel 40 õpilast juurde, et siis kas nende mahutamine on siis, kuidas ütlemegi, praktiline mõte? See on üks meie väljakutseid, et kuidas neid ära mahutada ja see on ka koolipidaja ülesanne, kes on sellest teadlik ja sellega tegeleb. Mis see konkreetne lahendus on, seda on praegu veel vara öelda. Nüüd lõpetuseks tahaks teiega veel ühte mängu mängida veel. Siis mängu nimi on 5 sekundit.
Mõte on siis selles, et 5 sekundi jooksul nimeta 3 teatud asja, tegevust, ükskõik mida. Okay. Et nimeta 3 spordiala, millest tuleb hüpata. Kaugushüppe, kõrgushüppe ja jalgpall. No tõesti, väga mõnus. No nii, küsi. Okay. Nimeta 3 eluohtlikku asja. Oi, tuli, vesi, naised. Isegi tiim naerab. Nimeta 3 asja, mida saab panna lukku. Uks, auto, mootorratas. Mootorratas peaks saama lukku panna. Ma arvan küll, jah. Ei ole sõitnud, aga peaks ikka. Ikka saab, jah. Küsi. Jah, minu peal. Nimeta 3 habemega inimest. Mina, Jaan ja Meelis. Kõik meie kooli õpetajad, töötajad. Võibe. Yeah. Nimeta 3 asja, mis on olemas igas linnas. Haigla, politseijaoskond ja kool. Igas suurlinnas. Kui on normaalne linn, siis midagi on. Nii. Nimeta 3 viisi, kuidas suvel end jahutada. Vees, duši all ja jäävannis. Kas olete proovinud jäävanni? Ei ole veel. Nimeta 3 koha nime, milles on Liidevere. Kallavere. Ma rohkem ei tea. Tabivere, Särevere, Rakvere just. Ja hakkab tulema Kostivere ka. Ja. Peale 5 sekundit tulevad kõik. Just. Nimeta 3 kuulsat meest, kellel on vuntsid. Dali, Salvador, siis Hercule Poirot ja... Nimed on nii pikad, et 5 sekundiga ei nimeta ära. No, jõudsite need 3 ikkagi. Okei, vahet ei ole. Nimeta 3 viisi, kuidas luua head esmamuljet. Naeratada, silmside ja... ja... Sa tahate terve paki ära mängida või? Teeme paar korda veel. Teeme viimased veel. Teeme viimased. Nimeta 3 tegevust, mida teha tööintervjuul. Küsida küsimusi, kuulata hästi. 5 sekundit on ikka lühike aeg. Võib küsida, jah? Nimeta 3 asja, millest sa aru ei saa. Ma ei saa aru, miks on nii palju kodutöid ja... Sellest oleks võinud alustada. Üks on nüüd huvitav teema, millest rääkida. Ja viimane küsimus, jah? Viimane küsimus siis. Nimeta 3 viisi ütlemaks, et sul on vaja minna WC-sse. Jalad ukse poole, paned paberid kokku ja ütled, et mul on telefoni kõne. Ja, Margus, aitäh sulle siin podcastis siis olemas. Võta heaks, kohtume järgmine kord. Ja kui teile meeldis see video, siis kindlasti pange like ja pange subscribe, et siis saada veel rohkem videosid tulevikus vaadata. Kohtumiseni!